alustada. Super. Sellise aplausi saatel saame alustada suunamudjate tuleproovi episood 7 ja täna on meil kohal ei keegi muu kui Robin Valting alustuseks. Ja ja siis nagu Robin Sulg ütles. Ja siis nagu Robin Sulg ütles, Maxima poiss, Steven Raidmets, tere Steven! Alustame, jätkame kohe sealt, kus me pooleli jätsime koos Robin Sulega. Miks te tülis olete siis? Ma ei ole Robiniga tülis, me lihtsalt oleme kaks erinevat inimest, kes ei suhtle oma vahel. Oda, kus see tüli tekkis? Ma oleks nagu Elu24 podcastis praegu, et pannakse sõnad suhu. Me ei ole tülis, lihtsalt me ei suhtle. Mees on juba PR treindad. Kas seal on mingi põhjus, kui miks te ei suhtle? Mina olen selles mõttes kõikide inimeste valikute pooldaja, ma armastan kõiki inimesi. Mina küll seda mentaliteeti ei jaga. Sa jätsid ta siinile? Jaa, ma jätsin ta siinile. Long story short. Tahad lugeda? Jaa, me ei pea näitama rahvale, ma tahaks huvi juurest vaadata. Mis ta küsis? Ta tahtsid midagi saada? Ta ei öelnud meile, minu arust ei rääkinud sellest. Me ei küsinud ka. Ja me ei küsinud ka. Oota, miks sa ta enda juurde kutsusid? Jou! Salsja! Kell 2:30 öösel. Mitte! See on mingi pultikool. Come on! What the hell, bro? Nah, that's wild. Veits sus kontekst on küll, väga sus kontekst. Ei, no ta tegi TikToki laivi, kus ta seal rääkis, kes võitu ei vääri ja nii edasi. Kes tegi kõige paremaid videoid, kõige parema kvaliteedi? Robin Sulg. Robini hukid olid selles mõttes alati paigas, mulle väga meeldisid. Ma arvan, et Robin tegelikult võitis väga palju selle saatega. Kindlasti. Mida? Suhkruissisid oli kohe juurde kindlalt. Suhkruissisid kindlasti palju. Jaa. Mis tal see OnlyFansi revenue oli? Me ei lubasime enam, me ei saa öelda. Sama lubasime sulle, et me ei loe teksti ette, vaata. Ma ütlen lihtsalt ühe numbri. Ja ma vaatan näoilmeid. Okei, ma ütlen aasta 25 000. Kes oli rohkem? Ma ei tea, Robin Sulg, 2 tonni. Lõpetage. 2 kessi veel ja siis... No see ei ole 100 tonni, no elu sees ei ole 100 tonni. Ma reaalselt, ma teen kohe praegu seal lehe ise ära, kui see 100 tonni. Kohe praegu. Tõesti, see ei olnud 100 tonni. Ei saab öelda, et ei olnud 100 tonni. Okei, väga hea. Ei olnud 100 tonni, jah. No paku veel, eks no. Ja siis me alustame. 68 000. See ei olnud ka 68 000. 28 000 ka on. Ei olnud, jah. Siis ma küsin. Sa jätsite siinile küsid, kuule sa jätsite siini peale ja nüüd küsid, palju sa teenid? Ja loodad, et ta vastab sulle. Ma kirjutasin, mis ühe aasta OnlyFansi revenue oli. Vaatame, kas ta vastab vahepeal. Okei. Kuule, räägi mulle, mis seal vahepeal, see oli nii ammu, kui me tegime. Mis seal vahepeal toimus, saadeti ära see? No võib-olla teab paremini inimene, kes on seal saates olnud, no. Loona või Loona Jasmin. Loona Jasmin. Saadeti ära, ja kellegagi koos ju. Et tal oleks koos lõbusam koju minna ei olnud. See oli Enrico ja Elini minu meelest. Ühesõnaga Loona saadeti minema ja nüüd on siis... Loona oli 24 tundi ja läks. No ühesõnaga vaatame, mis siis nüüd Battle of Influencer episood 7 toimub. Huukide kunn on meil kõrval, nii et loodetavasti siis tuleb põnev vaatamine. Head isu kõigil, kes söövad. Enne kui me videoga edasi liigume, siis tahaks teile rääkida tänase video sponsorist, kelleks on Circle K. Circle K'l tuli... Oota kõrva. Tere. Üks juustuvorstiga hotdog. Üheraudne või kaheraudne? Üheraudne. Täis. Majonees.
ebareaalselt hea, oi jumal. Circle K tõi turule täiesti uue plategrill kontseptsiooniga hot dogi, mis on natuke teistsugusem, kui see varem oli. Aga otse loomulikult on see 10 korda parem, 10 korda krõmpsuvam ja muidugi valikus on kvaliteetsemad vorstid. Seega, kui sa pole veel Circle K-st uue plategrilli peal hot dogi proovinud, see oli nii hea, ma pean just korra veel ära käima. Aga ühesõnaga, kui sa ei ole proovinud, siis kindlasti tee seda. Saadaval on kõikides tanklates. Aitäh Circle K ja meie jätkame videoga. Go3 esitleb. Suunamudijate tuleproovi eelmises episoodis tegid noored metsas tööd. Pilates. Okei, kas sa oled valmis selle laiale ajama, et me saaks tagasi minna? Isa ei tee midagi, lihtsalt mõliseb, nagu me ei tee mingi küsidi. Paneb põlema ennast. Tundub... Küsisime sinult ka, et kui eelmises episoodis siin Robin oli, mõlemad Robinid olid Loona ja Jasmini vastased. Kas oli siis nii hull, nagu meile näidati kaameras? Tegelikult see näid isegi asjad välja, mis olid veel hullemad minu meelest. Ma olin 3 ringiga või 4 ringiga, võib-olla olin seal juba inimestest ees, nagu edasi-tagasi käinud, samal ajal kui nad seal selfitavad. Loona kõnnib must mööda ja ütleb, et Steven, ma sooviks, et sa teeksid korralikumat tööd ja kiiremini. Oi. Ja ma vaatasin talle otsa. Ta tõsi meeli või? Ja ta jumala tõsi ütles, et ma soovin, et sa teeksid kiiremini. That's what she said. That's what she said. Minuga oli ta väga ebameeldiv seal, aga kuidagi ülealav ja nagu... Aga sa sellest õppisid ka midagi, et sa oleks pidanud talle ütlema, et ära ole sina ise või? Ma ennem ei mõelnud selle peale, aga kui ma nägin seda nagu Robini loogika, siis ma mõtlesin, et kurat, ma ikka panin väga mööda, et ma oleks pidanud täiesti minema ütlema, et ära ole sina ise. Ta juba oli, vaata. Okei, asi oli hullem järelikult. Davai. 4 viimast võistlevad auhinna nimel, mis annab neist ühele pikaaegse koostöö Baltikumi ülese suurbrändiga. Selle episoodi tarbeks pidid noored leidma endale koostööpartneri. Ülesandest saadi teada mitu päeva varem ning lisaks anti koostööle viimase lihvi andmiseks kõigile ka terve vaba päev. Mõtlesin, et Rummu vangla on ju tegelikult nagu koht, kus mina isiklikult ei ole kunagi käinud. See tundus väga äge ja mõtlesin kohe, kuidas nagu, Ei ole vangla. Ei, no fucking way. Mõtle mingi kuradi Jaanus aastast 1975, vaata. Kuulab seda praegu. Mingi Annette, 18 aastat ütleb, Rummu vangla oli äge. Jaanus kassib ära, vaata. Ta tuleb mingid flashbackid, mis see kuradi Rummu vanglas toimus, vaata. Süüa ei saanud, seepi ei saanud troppida, vaata. Kuradi mingi kõik oli lappes, vaata. Ja, et ellu jäid üldse, vaata. Ja siis tuleb Annette 2026 aastal ütleb, et selle Rummu vangla on äge. Sa oled käinud Rummu vanglas? Ja, olen küll, jah. Oli äge. Sitaks äge. Jumal ägedad, need toad olid seal. Et oleks tahtnud isegi siis olla, kui see töötas. Tollel oleks tahtnud proovida küll, jah. Need on ausad kohad, ma soovitan. Ja, midagi. et võiks Google'i minna või filmima, et sa ei tule kohe nagu vangla peale võib-olla, on ju? Ei tule tõesti. Me käisime nüüd Rummu. Tollel, ma kusjuures vaata olen käinud seal. Ja see oli samamoodi kuskile pull-uppisime, on ju. Ja siis kohe tuli kohalik parm. Kuule, kuradi, teete, ma näitan, mingi filmigi seal. Aga siis kuradi tehke ära ja siis lähme Rummu vanglasse, et ma istusin seal kunagi, et mul on oma käpad sees, et vend mõtlesin, miks ka mitte, vaata. Sa käisid giidiga või? Ja ma käisin päris giidiga, käisin Rummu vanglas. Ja nagu ma ütlen ausalt, ma ütleks üks parimaid tuure oli. Ja rääkis ka. Ja tüüp tuli, läks 5 meid sisse. Siin olin mina ja siin oli asi niimoodi, käis asi niimoodi. Anett oli lõigus. Ja tasuta oli. Robin Sulk saatis mulle voice message. Andrei teab, kui palju ma teenin umbes 1 kuuga, nii et ta võtta kokku lugeda, kui palju see teeb kokku 12 kuud. 12 kuud. 12 kuud? Läheb publik sellepärast, et minu eelmine kord juba tuli veits väike drama sellest. Mis asi? Maksuamet juba helistas talle vist. Mis jama võeti? Küsi, mis jama? Kui Maksuamet reaalselt, oi, maksis, teame see tähendab, Maksuamet vaatab meie videoid. Raiber iski. Maksuamet, ärge vaadake, palun, minge ära siit. Ma olen nii kohutav välja praegu, ma ei tea, mis ma võin enne filmi, mis meiki teha või midagi. Aga me lähme vaatame nüüd üle, mis siin on. Esimene firma, kui ma helistasin. Mis sa arvad, mis firma võib olla? Mis firma siit juba saates läbi käinud on? Ma arvan, 100% helistas uuesti Ulakas Kaunitarile.
paneks Tildo vanglas kuhugi. Mis ta tegema hakkab? Ei, oota, neil on ju öeldi, et puhkepäev on, et nad saavad ise valida. Pidime olime koostöö ja kodus olime sebisima nagu endale video. Jah, eks ta raudselt helistas sulaks kaunitele. 100%, pole küsimust ka mitte. Nende turundus või see boss oli puhkusel terve selle aja, kui oleks pidanud filmima. Minust räägitakse jah, kindlasti sellisena nii-öelda toorana ümber ringi, aga see, ma teadsin, et see tuleb sellega kaasas. Firmad ei vaata eriti hea meelega seda, siis 3 erootikapood ütles ära, sellepärast, et nemad ei taha OnlyFansi tähega teha mingisugust tööd koos. Ma ei tea, ma saan lihtsalt 2 emaili ära. Aga kõik firmad on lihtsalt nii peded, et ma panen kõik lihtsalt peale seda tanki, kui see saade välja tuleb. Ja tegelikult ma alguses sebisin ise Robinile koostöö, sest et kui me majja tagasi jõudsime, siis ta ütles, et tal ei ole nagu ühtegi koostööd ja keegi ei ole nagu vastanud. Ma ellasin lihtsalt kõik erootikapoed läbi, kuni keegi jah ütles. Me saime tegelikult talle ta oli sulaks kaunitele? Ei, ma ei tea, mingi täiesti suvaline, mingi keldrialune, mingi erootikapood, jah. Ma ütlesin, meil on siin OnlyFansi Superstar Go3 saadet. Soome-Eesti International transseksuaalne Superstar. Juhuslikult teeb OnlyFansi. Ja palun väga, tehke mis tahate. Ma arvan küll, ma võtaks vastu selle, jah. Või noh, tähendab. Mida sa vastu võtad? Sa võtad selle koostöö. Ei, firma omanikuna võtaks vastu. Okei. Saved. Aga lõpuks tal helistati ikka kuskilt tagasi ja ta võttis õlluhka kauni. Kui meil antis ülesanne kätte, siis ma teadsin kohe esimese asjana, et ma tahan teha langevõrjuhüppega kollaabi. Okei, no ühes kohast ma igatahes hetkel ei saa teha endale langevõrjuhüpet. See oli minu soeng enne, kui ma hakkasin see jees käima. Ja nüüd mul on see jeesoeng, et kumb nagu... Esmaspäevane fresh, tänane fresh ja eilne fresh. Tõsõnaga, kõik see EFM, see ees on barbershop avatud, nii et Steven, kuidas oli? Jõle kallis. Aga seleta, miks oli jõle kallis? No jah, ma olin nagu arvestanud, et ma maksan 39 €, mis on niisugune normaalne lõikus meil siin Tallinnas ja lahkusin niimoodi, et maksin 49. Toho. Andrei lubas mulle, ütles, et Steven, kui sa seda nuppu vajutad, sa saad praktiliselt tasuta lõikuse. Kui ta vajutasin mööda ja... 5 maksma ja siis nad jälle manipuleerisid mind, et ma ikkagi nagu uuesti prooviks. Ai, Steven, katse number 2. 8, 9. Siis ma proovisin uuesti, maksin veel 5 peale. Steven, ma päätan siin. Mulle tuleb vaikselt häbi tekima su pärast. Lihtsalt, ma segan vahele. Lihtsalt tuli välja, et Stevenil on hasartmängu Oot. Tegi ühe ära. Mõtlesin, davai, et panen sulle ära. Ma tahaks ühe korra veel teha. 5 või? No, davai. Aidake välja. Ei, absoluutselt. Steven kindlalt ise ei tahanud teha seda. Sa müüsid talle maha selle idee. Ta ise ütles, et ta tahab tegi esimest korda ära ja siis ütles, et kuule, tahaks veel. Oli aus barbershop või? Mis siis minut käisid? Barbershop. Ja oli väga aus oli. Väga aus barbershop. Peale seda, kui ma hakkasin see ees käima, mul followerite arv kohe tõusis, naised kirjutavad DM-idesse. Väike mees läks ka suuremaks. Jaa, sul ei läinud või? Sul läks väiksemaks. Enam ei pea autoga kompetseerima midagi. Reaalselt. Et ühesõnaga, see barbershop pange kirja. Steven teeb koostööd hoopis rahvusooperiga Estonia ja turundab koomilist ooperit nimega Don Pasqual. Saate aru, mulle tehakse kostüüm, meigid. Alfa Giga Chad. Lihtsalt keset päeva olen mingi... Need on keset päeva, teki all rahulikult. Laiutan ka. Alfa isane Giga Chad. Alfa isane Giga Chad. Ebareaalne. Bro. Kus sa lähed täna? Ulakasse. Kaunitari. Ulakas kaunitar oli nii lahke, et nemad vastasid, nagu normaalne inimene vastab. Mis asi see on? Oh my god. Mis asi see on? Kuidas isegi valmistus sükest asja? Teame sellega, see on nagu kuusekäbi. Kui sa paned õiget pidi sisse, siis teist päev välja enam ei tule. Ei, see on brutaalne. Helista sulele, küsi, kuidas see käib. Asking for a friend. Ebareaalne. Ma lähen Magda Beautysse, Rukal Maaresse ja siis ma seal koha peal ma räägin ühe naisega ja siis pärast seda ma sain natukene poekrediiti. Aga hommikuks ma arvan, täna teeme lihtsalt ühe võileiva. Oi.
Pärast on hea külmane võtta. See on huvitaval kombel ikkagi nagu seal ikkagi eespool, vaata, et... Miks see külmkapis on? Sina elasid seal maal. Kas ma ütlen täiesti ausalt või? Ära nagu täiesti ausalt. Ära nagu täiesti ausalt. Ei, ütle, muidugi. See oli bländitud huki jaoks sinna lihtsalt. Mõtlesin, et Robin ajas külmaks selle... Ja aga ta muideks otsis küll pool õhtut selle taga. Ma arvan nalja pärast, aga... Kas ta hakkas seal mingit contenti tegema? Kui meie seal ise olime, siis ma nagu ei märganud, et ta mingit contenti tegi, aga kui meil oli see vaba päev... See aga juba kõlab. Kui see vaba päev meil oli, et me saame kõik koju minna. Ära. Robin ei üksinda sinna. Ja me tagasi tulime. No siis ma kuulsin, et ta ikka... Sa kuulsid? No ta rääkis, et ta ikka majandas seal korralikult contenti. Tegelikult ma ei tea, kas Airbnb omanik tahab seda kuulda, aga jaa. Ma juba heile hoomasin ka nagu lõppude lõpuks seda videot vaadates, et ma teen täiesti sama asja, mida kõik teised ka hakkavad juba tegema. Ma arvan, et see on ainult hea asi selles mõttes, et mina... Ei no, aga kui ma olen seal videos olengi selline, et mul pole iseloomu, siis see ei ole hea. Ma ju tegin 6-8 aastat lihtsalt tühja tööd. Mitte keegi ei vaadanud seda, mul oli alla mingis... Mis sa tegid kunagi YouTube'i? Ja sa panid ühe fakti valesti, ma ei olnud Greatlis. Ma olin lihtsalt selle seltskonnaga... Ja seepärast mäletangi. Aga ametlikult paberitega ma ei olnud Greatlis. Tead, kus juures ma mõtlen, kui Greatli praegu oleks. Greatli oli 10 aastat oma asjadest ees. Täiega. Päris hevi tegelikult, mõtle selle peale. Nad olid 10 aastat liiga vara tulid turulena. Nüüd oleks vaja comeback'id. Bring back Greatli. Steven on kuradi eest. Sa tegid YouTube'i kadusid ära, kus sa vahepeal ära kadusid? Ma mingi elasin Kreekas vahepeal, kuskil mujal Euroopas ja möllasin ringi. Ei viisin teha üldse nagu, siis enam nagu... Ei no, mul oli see 2016 oli mu piik. Ma lõpetasin nagu seal Mariade asjadega nagu suhtlemisel. Ja siis oli nagu downfall, 10 000 followeri kaotasin Instas. Ja siis ma mõtlesin, ma ei viitsi seda sisu teha ja läksin Kreeka ja läksid avastama ennast. Ja siis kurat sain ikka aru, et ikka viitsin teha. Ma jätsin oma sünnitunnistused kõik ohvrid, kõik asjad Kreekasse. Mul on kõik asjad seal. Aga kus hoiad neid seal? Hotellitoas olid need, mul üle ammu juba neid asju. Ma pidin tulema Beach Grandi ajaks Tallinnasse. Pidin olema nädal aega ja see nädal aega on nüüd juba olnud 5 aastat. Ehk siis sa oled praegu põhimõtteliselt illegal alien. Jah. Järgmine. Alar, toimub või? No ühesõnaga, Steven on tagasi nüüd, sünnitunnistused. Illegal alien Steven. Teist kokkusaamine, aga me oleme varem jõudnud siia linna. Ma olen väga üllatunud. See on nii normaalne. Tegelikult ma juba teadsin olekast mingil määral ette. Räägime siin ikka seksist nagu glamuurselt, mitte mingi ilge nilbusena. Ma nii pinges ise juba millegi pärast. See on mingi pong ju. Siis see seal on. Minuga on liitumas täna ka sõbranna, kes aitab mul filmida ja ühtlasi käib hetkel poest, et tuua mul natukene materjali filmimise jaoks. No nii, igal juhul mul on suur rõõm teid siin Estonias näha. Rõõm on minu. Absoluutselt. Nii et täna on sul selles mõttes väga erakordne. See pruut või? Ei, see on mu sõbranna. Võimalus kehastada kehastada siis üheks ooperirolli tegelaseks, kes on siis Don Pasquale, sellist ooperis nagu Don Pasquale nimiosa. Aga nüüd lämmegi siis krimiruumi. No ja põhimõtteliselt peaks siis seda selline siis välja lõpuks nägema. Ka Anette Maria on vahepeal oma kliendiga kokku saanud. There is no movie about a prison without this place. So this is in every prison movie. Still with old hospital beds, I have give you like a small tour about the prison. So it will be nice if you can make a video about the prison part. Thank you. Kas ma natuke tagasisidet tohin ka anda? Jaa. Suhtlusega alguses esimeses... Vend tuli sisse ja kohe tagasiside. See oli jumala, saad sa aru, ta oli jumala pahane see tädi seal. Ei, nagu ta just sisenes, no ta ei ole contenti teinud ju veel. Juba algus peale räägib ära, kuidas nemad näevad, et asi võiks olla. Ei, ta feedback ehk midagi juba läks lappena. Ma pole okei, ta ajata. Meelis, ma sain ühe info sinu käest. Siis, kui ma sulle helistasin, siis ma sain teise info. Ja siis õhtul, kui sa mulle küsimused saatsid, oli see hoopis 3. sisend mulle. Mõtle, sa lähed kliendi juurde, vaata, sul on koostöö. Konkreetne sisend, ma oleks saanud oma tööga palju lihtsamini hakkama, et nii-öelda täna ma tulin ka siia niimoodi, ei saanud täpselt aru, millega tegu on ja mille jaoks üldse filmimine tuleb. See on karm nagu, see on karm.
nagu ei ole nii deep ka või nagu... Ma mõtlen, sa teed telesaadet, vaata, sul tuleb koostöö ja siis mingi vend hakkab seal lihtsalt niimoodi karmilt lähema. Ülijookar. Sa lihtsalt seisad seal mingi, palun vabandust, vaata. Mina oleks ise ümber pööranud nahku. Ma ei soovi koostööd, head aega. Ma lähen siia kõrvale poodi. Mingi trade-house'i pära. Nii, ja kui sina nüüd siis hakkad meid sotsiaalmeedias kujutama, siis kindlasti rõhuda sellele, kust meie tooteid saab osta, millised valikud meil on, millised sortimendid meil on. Toodete puhul kindlasti rääkida nende headest külgedest. Kui sul on ka ausalt mingisugune halb külg olemas, siis võid ka seda välja tuua, aga siiski siis nagu ma enne mainisin, et kuna noored on väga vastuvõtlikud. Mida pead ainult head rääkima? Ei ole võimalik. Ei no kui nagu mingi halb külg oli sellel... Ära räägi sellest. Ütle ainult hea oli. Ja üldse, nagu koostööpartnerid, kelle juurde sa lähed ja nad räägivad sulle tund aega, nagu mida sa pead tegema, on minu meelest ka suht nagu cancel koostööd, et tuleb usaldada nii sisuloojat ja tuleb mingi... Ei no fair, et see peab aus olema, vaata, et nagu sa ei saa öelda, nagu, kui see on nagu täiesti lappes mingi mask või mingi toode või mingi asi, vaata, sa ütled, et jumal aus, endal on kuradi tõmbab akne peale, vaata näiteks mingi, mis iganes on ju kreem või... Ja päris aus oli, vaata. Sa oled teinud sükest koostööd kunagi, kus tegelikult toode oli jumal halb või? Mingi algusaastates. Ma ütleks koostöö, millega ma räigelt üle sain, oli Andres Piibut ära. Kasutas räigelt ära seda ja siis ma ei saanud aru, et võib-olla, et asjad olid juba ikkagi nii piisavalt juba nagu kaugel ja räige see viewership, müüsin ennast üliodavalt ära ja andsin ennast liiga odavalt ära. Nad teevad siiamaani seda. Ma käisin nende kontoris ja nad rääkisid ka mulle, et see on jõhkrad võimalused hakkavad tulema, vaata, et okei, mis see summa on. Ega me ei maksa. Ja nad täiks palju tõtavadki vastu. Ja ma vaatangi, et nagu tegelikult on nagu inimesed, kes saavad nagu 10 000 vaatamisi ja neil on ka jälgijad 10 000 ja nad lihtsalt käivad ja teevad nagu mitte millegi eest. Ühesõnaga, aus tuleb olla toodetega. Kuidas Ulakas sündis? Ulakas sündis 14 aastat tagasi ja selle tõttu ta tekkiski, et Eestis olid ainult ikkagi pimedad keldripoekesed, kuhu keegi seksuaalsust avastama ei läinud, et mindi naljakingitusi ostma. Ma pean ise ka siia tulema. Sa oled õnneks siin juba nii, et... Ja ma juba mõtlesingi tühjade kätega, mina siit täna, ma arvan, tagasi koju ei pääse. Mis teie? Testranne saab teha. Võta, aga pane tagasi. Et ikka võtab võhmale küll. Kuidas nüüd püsti veel saada, no. Regina. Ma olen tulnud Rahvusooper Estoniasse, et täita enda lapsepõlve unistus ja esineda suurel laval. Super, näita silti. Mega hea. Kas Sandral on nüüdseks toode kätte saadud, et ka enda video filmimisega algust teha? Sandral on plaan meigi video valmis filmida sõbranna juures, aga aeg tiksub toodete valimisel halastamatult. Äkki oleks toodete tutvustused ja konsultatsioonid pidanud ära tegema eeltööna. Anette kliendi kohtumine on jutustamisest arenenud tegudeni. Neiul on appi tulnud ka sõber. Käisin Eesti kriipimas mahajäetud vanglas. Wow. Näita korra. Meil on hea see, et ma teksti ära. Ta ei öelnud vau just. Ta ei öelnud vau. Käisin Eesti kriipimas mahajäetud vanglas. Wow. Ta ütles vau. Ta ütles vau just selle peale. Kuule, miks sa mulle ei ütle, kui ma midagi ägedat ütle? Oh my god. Jumal hea toetab, sõber, aitab. Tere tulemast tänasesse videosse. Wow. Aitäh. Wow, tõesti. Suurepärane algus, mees. Aitäh. Pane edasi nüüd. Ei viitsi sõra selle põõda paska teha täna kahjuks. Vau. Tere küll. Käisin kriipimas Eesti mahajäetud vanglas. Vaatan siin kõrval kohale. Ma ei suuda. Kriipimas mahajäetud vanglas. See on huuk. Ja seda on vaja, vaata see vajab ka õppimist. Sa tõmbled ka niimoodi? Ei tõmble. Tõmbled ikka. Enam ei tõmble. Maksim videotes ikka tõmbled. No jaa, seal on vaja. Tahad näha, milline kõige odavam jäätis? Jah, kuule, mul olekski vaja asendust. Robin Surg läheb sinna. Tule liiga minu kõige suurem dildo!
Oh, mees, see oleks wild hook. See oleks tule leiame mulle kõige suuremat dildo, mis siin poes eksisteerib. Mida saaks sisse istuda? Ulaks kaunitab. Reaalselt. Ja paned ja jätad veel selle sooduskoodi ka, vaata. Ei, see käib. Ulaks kaunitab, let's go, bam! Wild, insane hook. Mitte keegi ei teeks seda hooki. Robin, kasuta palun. Anname sulle tasuta jälle. Filmisin nii palju klippe, et ma teadsin, et ma loen teksti peale ja siis ma vaatan, kuidas need klipid lähevad. Nagu te näete, siis mu basic outfitist tuli just veits kinkim ja lihtsalt väikse särgiga. Siis ma arvan, et me oleme sisuga tegelikult valmid. Ma räägin, siin on nii palju erinevaid tooteid, et siin on isegi raske valida ainult paar asja välja. Eks ole. Aga nii toksik vibe on, ma ei suuda vaadata seda. See on nagu nii vastik vibe on mõlemal nagu. Oota, kui see algab juba niimoodi. Ja, see on nagu awkward vaata, et see naine on tiltis ja Sandra tunneb seda, et mingi vastik käsi on õhus vaata. See on kohe nii ebameeldiv vaadata. Insane. Ei, sa pead kiiremini tegema. Oota, see on see transition. Okay. Tulevastega sina ruumusaladusi. Nii, väga hea. See oli skripter praegu. Oh, Anette! Oi. What the fuck? Oi, see oli valus. See oli valus. Me ei ole isegi kunagi olnud siin pool, et nüüd sul on võimalik tunda, mis tunne on, kui sa siin laval oled. Ma olen tulnud rahvusooperisse Estonia, et täita enda lapsepõlve unistus ja esineda suurel laval. Suht lahja hukk oli. Aktsioon oli selge, lahja oli. 2 visual hooki. Ma ei lähe ühega nende ohvriks. For real. Me oleme hook freed. Me näeme kõik hookid läbi. Me oleme hook vaktsiinid on peal meil, hooki vaktsiinid. Tildovärk, see võib-olla... See tildovärk mõjuks. See mõjuks mulle. Seda vaktsiini pole veel. Aga see hook, ma ütleks, oli sükke 50-st. 50-st. Ma laseks sulle 2 korda veel ta. Aga ma tegingi tegelikult 2 korda. Täpselt 2 korda veel tegingi veel. Täpselt. Ma arvan, et mu miinuseks jääb see, et ma tahan nagu liiga põhjalikult teada kõige kohta. Et sa koha peal ka, et ma ei natuke nagu võib-olla... Ei, no fucking way, pole kunagi näinud naise niimoodi käppa suruvad, nagu üliametlikult ka veel. Seal oli väga, pingeline. Väga rabe algus. Pingeline. Sandral jäi sõbranna juures filmimine ajapuuduse tõttu pooleli ja nüüd on seis happu. Sest kui teised tegelevad kodus monteerimisega, hakkab Sandra alles oma videot uuesti salvestama. Palju aega on veel? No ei ole. Nagu otsast peale või? Jah. Nii et sul ei olegi lihtsalt. No jah, ma tahaks nagu ära teha, et muidu ma nagu ei saa seda valmis. Ei, nagu mul ei anda aega selle oma video lõpetada. No, ma arvestasin natuke teise ajaga. Ta võttis reaalselt mingi 100 toodet. Oota, peab kõiki neid hakkama tegema ka siis nendele. Ta tegigi. Ta video tuli mingi 5 minta pikki. See oli ikka päris pikk. Aga mitu huuki peaks olema 5 minutises videos? Reaalselt sul ongi vaja 5 korda siis... No minutis võiks ikka 3 huuki olla. No mingi 4 vähemalt. Bam! Mul läheb väga hästi. Ma olen väga liiga enesekindel praegu, ma arvan, et ma midagi läheb varsti, aga noh. Et mul ei ole nii suur pinget peal, sellepärast, et ma sain suht hästi tehtud kõik asjad, ma pean lihtsalt lugema peale. Sa teed? See mees mõtled. Mida sa teed? Sa müüd merchina raudselt, jah? Ei, laudurit ju on. Mis huuk see nüüd on? Otsas juba varsti. Aga mis teema sellega on? Sinepiga? No see oli mu eelmise aasta merch. See on sul merch tulemas nüüd, jah? Ei, see ei ole merch, see on lauaviim. Ma võin sulle valada, kui seda pitsikese. Ma loodan, et see ei ole alkoholiga. See on nagu see Borat. This came from my wife's tit. My wife, she make this cheese. Very nice. She make it from a milk from her teeth. Nüüd ütle, et see on see morning semen. Põhimõtteliselt ma sain eile vaata Robiniga kokku. Ei, väga hea piim on. Väga hea piim on, aitäh. Ampsu või... Mida oli äkki läks perse? Tavaline. Midagi läks vähemalt perse. Lõpeta ära. See ei ole esimene kord. Ma arvan, et AI vahetab Steveni välja.
Nüüd on piif nagu. Saad sul ma isegi mäleta, et on seda öelnud. Holy shit! Robin Sulg. Mis on see vastulause? Mul ei ole midagi öelda tegelikult. Ma olen ikkagi igal ajal oma arvamus ja mina lihtsalt Robiniga endist ei suhtle. Selles mõttes, et AI porr on ka vaata juba väljas, et... Kus sa tead? Reklaamides. Peited ka öelda. Sa oled väga häid, kõik on näinud neid reklaame. Instas viskab ette kogu aeg. Instas? AI pornot? Kuule, muisur, või see on see mingi AI companion, mingi have your AI companion right now mingi. Ära vaata! Sa kaevad on lihtsalt kauku nagu. Mul ei ole siukest teada. See on algoritm. Ei ole! Minu meelest keegi ütles mulle, et Pornhubis on siuke reklaam. Peited jälle. Oli küll, jah. Mida oli sellist? Ütle, kui midagi vaja on. Mul on selline tunne, et ta võiti liiga suure ampsu vaata, et ta võiti nii suure brändi. See blendib imeliselt lihtsalt. Ma ei suuda ühe videoga siis kõik need tooteid tutvustada nii põhjalikult, kui ma võib-olla sooviksin ka. Ma arvan, et sa peaksid olema valmis muutma seda ideed, mis sul oli, kui sul hakkab aeg otsa saama. 4. on nende libestid kvaliteetsed, glütseriini ja parabeeni vabad. Peaasi, et libe oleks, no. Ilmselt on hea toode järelikult. Jaa, Epp Kärsin ütleks selle peale, et ikkagi on tähtis. Tegelikult on tähtis see, et hakkaks kuskilt kipitama. Sinu kehad Sinu keha tänab sind hiljem. Mis taga juhtunud on? Vaata, mis te tega tegite. Ja ta ütles selle peale, et tal on viewsid downfall'inud nagu rõvedalt. Ja muideks mina läksin skripti pealt ära ja olen puhtalt unedited videod ja mu viewd on kõrgemaks läinud. Robin Sulg. Sa pead uuesti vahetama tagasi. Tagasi on skriptadi peale. Me elame nii muutuvas maailmas. Peab trendidega kaasas käima. Üks päev teed ühte, teine päev täis. Mina põhimõtteliselt ei tee niimoodi. Ma ütlen päeva lihtsalt, mille ma võin ära saata. Meil on 5 minutit aega. Oi, perse, ma just... Delete! Ta ei oska reklaamida teha. Delete project! Nüüd ma lähen ise sassi. Nüüd on aga kell täpselt 6 ja see tähendab, et video tuleb kliendile üle vaata. Nii, mis see chat GPT? Siin on soome keeles, siin on eesti keeles. Põhimõtteliselt küsis hukki, noh. Jah. Anna hukki mulle. Känna viroksi. Saate alguses ta käis minu meelest Anettel kogu aeg järgi, et Anette kasutab chat GPT-d, et see ei ole mingi sisuloome. Ma räägin, te muutsite Robinat. Ja ta muutis mind. Ta on muutunud meest. Pane käima see video. On midagi hull, normaal. Robin Sule lemmikfilm jälle. Robin Sule lemmikfilm? Transformeri. Ja see tähendab, et video tuleb kliendile ülevaatamiseks ära saata. Tšau, siin on valmis video, millest täna räägisime. Ei, pilaad. Kui mulle influencer kirjutaks kirjavigadega, siin on valmis video, millest täna räägisime. Ma kirjutaks, et kuule ära mul saada videos. Vale inimene. G-ga või K-ga? G-ga või K-ga? Küsis, kas G-ga räägisime või K-ga? No ei ole hullu. Selle peab andeks on. Hi, I sent you the video I filmed today. Did you receive it? Not yet. Aga kuidas... Nothing beats a jet. Kuidas ta ei olnud näinud, kui... Aga see näitabki, et ta ei ole näinud. Aga väga huvitav, see on delivered, aga see ei ole delivered. Ma ei tea, netil teema äkki või? Ma ei ole see veel valmis. Ma saan nendega rääkida. Klient oli valmis Sandra video järel ootama. Aga professionaalses koostöös on tihti osapooli mitu, kes kokkulepetega arvestanud on. Sandra videot ootab ka žürii ja see teeb muret saate produtsendile, kes peab nüüd samuti algseid kellaaegu muutma. Tegelikult monteerimise aeg suht läbi vasti, et mul oleks ka seda videot vaja, kohtunikud peaks ka täna midagi vaatama. Ma tean. Nii, aga... Ma lõpetangi kohe ära sõnu. Saab valmis kohe? Jaa. Super.
või? Noh, nagu isa tuleb vaata tuppa vaata tütrega rääkima ja siis mingi tütar mingi, ma tean, kohe. Mul oleks ka seda videot täna vaja. Ma ei taha, et nagu keegi mind segaks, sest ma ei suuda nagu, et kui keegi räägib kuskil nagu kõrval ja siis mina pean nagu teisi asju tegema ja ma hästi nagu... Aga lõpuks sai siiski video valmis ja kõigile saadetud. Loodetavasti paistab kõigi sisuloojate pühendumus välja ka žüriile, kuhu täna kuulub tuntud sisulooja mamma koos oma lapselapse Robin Passiga, kes on teinud nii mamma brändi kui ka eduka. Enamist ei ole mõtet, over-underit teha enam. Hook, over-under hook. See rong on läinud. Mike Richard Hook. Mike Richard Hook. Žürii püsiliige on Go3 avalike suhete spetsialist Mike Richard Koh. Oh my god. Tere, mina olen mamma. Ja mina olen mamma lapselaps Robin. Ma käisin täna Magda Beauty's ja ma sain sealt päris mitu väga ägedat toodet, mida ma tahaks juba konsultada. Siin on ka päris palju asju, mida me... See oli L-Hook minu eest. Sai siis jah. See on perses. Võimatus. Ja ma juba nägin, hakkasin sorama siin sees jälle. L-Hook. Kuule, aga see L-Hook on nagu äge, aga see on päris äge, see button. L-Hook on nagu äge, aga see Hiinast võtsid äge. Kuule, sulle ei saa neid nuppe näidata, kuradi. Sa oled ju gambling addict. See hakkab jälle vajutama neid nuppe. Kui Hooki näed halba, siis pane. Ja, siis läheb sinna L-Hook, no, davai. Ning muidugi hea meegi algus on ka hea baas. Siin on siis sees puhastusõli, puhastusvaht, toonik, seerum ja kreem. Põhimõtteliselt kõik, mis on vaja selliseks skincare rutiiniks. Oi. Mis siin juhtus? Skipivad, sest see oligi 5 minta pikk video. Samas siin on nagu see case, vaata, et naistele tegelikult meeldivad mingid pikemad asjad, nad saavad nagu aru täpsemalt, mis toimub, mis ei toimi, kuidas kasutada, kuidas mitte. Minu meelest siuksed pikad videod, vaata, lähed siis peale, kui sa oled juba nagu, sul on mingi jälgijaskond, vaata, randomly niimoodi troppida, no. L-Hook! Sandra 20 annas siis -20% teile täisime. Ahah, see video oli muidugi väga põhjalik ja näidati neid tooteid kõiki ja Korea tooted on väga hinnatud tänapäeva maailmas, ma olen ka kuulnud. Aga võib-olla natuke... Sulle peaks jääb. Aitäh. Sa oled nende ambassador ka? Ei, nad ei soovinud mind. Joo, sa kahjustad nende brändi või? Ei, nad jagavad mu videos edasi, aga maksta. Jagavad? Ja, jagavad küll, jah. Tead, mis siin jääb tagurpidi on? Ei tea, ma ei oska lugeda tagurpidi. Peenis. Naljakas. Kus juures see kurk läks praegu nagu väga õigesse kohta, no. Oi, mida sa teed, küla mees? Oota, ma tulen ka siis. Võta, sa teed. Sina peal. Ja, minu mõelest on lasteaedaga. Aga olgu peale. Sina peal päris hea. Jah, et ma nõustun ka mammaga, väga ülevaatlik ja põhjalik video oli. Pauli formaat töötab väga hästi sotsiaalmeedias ja Sandra... Küll see oli? Oli normaalne. Mina sõõrmed lahti. Mul oli jälle kahju. Paraku ei kuulanud Sandra meil eelmine kord. Natuke naltsi juurde. Sul on see pagasis olemas. Minul jäi puudu. Võtame järgmiseks ette Anette. Käisin kriipimas Eesti mahajäetud vanglas. Murru vangla võtti 1930. Ei vajuta või? Mina vajutan. Ma skipiks, ma ei iitsiks vaadata, ma mingi türa sa karjud. Okei, ma ei ütle, et kas ma vaatan seda lõpuni või kas ma üldse jään seda vaatama. Aga kui me vaatame neid 3 või 4 videot, mida me nüüd seal vaatame, siis ma pigem ütleks, et nende vahel on ta... W-hook või? W-hook. Aga mina ütlen nii palju, et kui keegi karjub video alguses, siis ma tean, et see on peit. Ja ei viitsi seda vaadata. 30-ndatel oli siin 7000 vangi. See oli üks valvatumaid kohti Nõukogude Eestis. Siit põgenemine oli peaaegu võimatu. Pärast vangla sulgemist matus karjäär vee alla. Tänaseks on karjäär tuntud kui maailmakuulus sukeldumiskoht. Mulle meeldis see ehmatuse moment kohe alguses. Vaata, mammale meeldis. Ja ta tegi ikkagi põneva video, sest et mina ei ole näiteks käinudki seal Rummu karjääris ja ma ei tea, mis seal on ja nüüd ma sain teada. Üleüldiselt Anette video oli kvaliteetne, väga kenade visuaalidega, seal oli piisavalt huumorit ja lõbusaid siukseid piirolle, ehk siis neid nagu peale pandud kaadreid. Jah, tunduski nagu siuke filmitreiler. Robin. Top 5 põhjust, mille pärast sa peaksid külastama Uulakas kaunitori. Esiteks. Ta võttiski need ChatGPT selle... Oli, aga see on nagu see
see nagu, ta ei viitsinud nagu üldse seda lauset. Top 5 põhjust, mis sa peaksid külastama ta ulakat Kaulitale, noh. Türäägi. Veits on, see oli L-Hook. Ta on kuskil peidus, sellepärast, et ta välimuselt on nii ilus ja putiipärane, et see võib olla lihtsalt tänaval. On nende libestid kvaliteetsed, glütseriini ja parabeeni vabad. Sinu keha tänab sind hiljem. Ja 5. iga kord, kui sa satud ulakasse kaanitari, leiad sa kohe kindlasti midagi uut. Robin näitas meile ulaka mamma ja see ka lappesid mamma, aga peab seda nagu sükest asja praegu kommenteerima. Kaanitari voodi, kus kõik kindlasti iga päev ei käi. Minul võttis ka kohe silmad suureks. Väga huvitav. Shit, mamma. Hea, et mõtle see on ta lapselapse. Mõtle, lapselaps istub kõrval. Mamma, aga ma suuri tildasid. Mamma, jää vait, ära sina sõna võtta. Ära sina sõna võtta siin praegu. Poe promo oli omal kohal. Mulle meeldis, et ka mõningad tooted said praktikas näidatud. Keeruline on jutust aru saada, kui ei ole neid subtiitreid. Nii, ja meil on üks video veel hindamata ja see on Steveni oma. Ma olen tulnud rahvusooperisse Estonia, et täita enda lapsepõlve. Ei! Okei, kuuleme päriselt. Ma olen tulnud rahvusooperisse Estonia, et täita enda lapsepõlve unistus ja esineda suurel laval. Enda päeva alustasin ma Krimmitos, kus tehti mulle meik. Selle kostüümiga oli mul selline tunne, et ma oleks nagu 30 kilo juurde võtnud ja ma istusin isegi tooliga. Minu karakteri nimi on Don Pasquale ja teda näeb juba jaanuaris koomilises ooperis Don Pasquale. Selleks, et minu unistus oleks päriselt täidetud, on mul vaja publikut. Vabandust, kas te tuleksite vaatama, kuidas ma esinen? Mitte olid posti said. Ma ütleks, et algus Hook oli pigem weak, mitte L, aga weak ja info oli okei. Info oli selge. Ma tean, et Don Pasquale. Sai 40K. 40K vaatamist, 59 edasisaatmist, 322 komendit, 39 000 played. Fine, jah? No, ausalt. Ma arvan, et nendest kõige rohkem, ilmselt. Kui siis just vanglas keegi. Iven võttis asja väga suurelt ette, ei tea, kaua tal seal Krimmis ja riietumises ikka aega läks. Mina kui oleksin sind sulle siukse ülesande püstitanud ja siukse tulemusega tuleb minu juurde tagasi, siis ma ütlen, et nii palju küll ei pidanud nüüd tegema. Mulle väga meeldis, et ütlesid seda glütseriini värki ja nagu parabeenide värki, sellepärast, et see on nagu hästi suur probleem. 5+. Issand jumala, aitäh sulle väga palju. Absoluutselt, ja kui sa tuleb edaspidi ka mingeid mõtted, siis ma lihtsalt nagu tahab natuke siin veel kiita, et mulle väga su karakter meeldib. Kohe teeb nagu hästi palju mugavamaks nagu kõik. Vaata vahet Magda Beauty naisel ja sellel naisel. Ta teab, et nagu... Väga... Plus tal on ilmselt natuke raskem neid tooteid. Showerid sai. Ühesõnaga, ma arvan, et see sobib kõik väga hästi. Kõik väga hästi? Jaa, ma oleks võib-olla lõppu oleks ainukus öelnud, et... Mida? Ta hakkab vinguma veel või? Vaata, mis su jaoks tehti tasuta just. Ja alati need, kui sa teed midagi tasuta, siis keegi hakkab vinguma ka. Aga see on konstruktiivne feedback. Jaa, okei, kuuleme lõpuni. Ma oleks juba kinni pannud. Aga... Ei ole aeg. Oi, kõne selle. Võta heaks, oleks vahele. Võta heaks. Tulge rahvusooperisse Estonia. I like the duration of the video, not too long, not too short, enough, and I like the idea that is like a welcoming video. Thank you. Esimestes saatetes ma nägin, et minu stiil oli nagu okei. Muidugi öelda, et seda korratakse, et sa kordad oma stiili asju, aga mis ma teha saan, et see minu stiil on. Tanettel on nüüd agentuur, oma agentuur. Oma agentuur? Ja oma ettevõtte ja agentuur. Kirjutab arveid välja. Kirjutab arveid välja, jah. Veel üks läheb Briannale vastu. Ja, isegi... See on teepäeva rutiin, et... Väga tubli. Noored tuleb asjatada. Täpselt. Väga aus. Poole pealt on siis, et kaamera ees on sul väga hea enesekindlus. Siis tähelepanekuteks ütleks ta, et mõningad klipid olid liiga kiirelt ära lõigatud. See, kuidas sa tooteid kommenteerisid, tundus talle rohkem nagu ostetud reklaam, mitte see, et sa oled nii-öelda iseseisvalt kujundav või arvav. Kõik need punktid, mida ta siis puudutas, mis võib-olla nii-öelda oleks võinud natuke paremini minna,
on tegelikult punktid, millega ma kõik ise nõustun ja mille peale ma korraks isegi ka mõtlesin võib-olla, kui see video siis valmis sai. Aga muus osas selles suhtes väga šükka armas ja tore video. Näed, see naine ka muutus. Muutus. Sai tasuta promo, sai aru, et... kõht tühi lihtsalt. Täiesti võimalik. Vahepeal naistel on niimoodi, jaa. Meestel on ka tegelikult. Meestel on ka. Sexist, bro. Just mõtlesin, ma olen sama suune. Teil oli täna rajupäev, nagu päriselus, aga võib-olla isegi et veel intensiivsem. Steven, sa tegid täna super video ja sa oled ka selle episoodi võitja. Steven oli ikkagi andnud nagu lisaks sellele 100% veel 20% juurde, et Rahvusooper Estonia sai videot ja sai veel videot peale ka, et see oli nagu super. Steven on olnud kogu aeg siuke igavene teine, aga täna oli ta konkurentsi. Lambist tõstus see. Bro, mida on igavene. Lambist ta pani muid alla, vaata. Steven oli igavene teine, vaata. Aga Sessa oli siis? Robin sul. Kogu aeg esimene. Ei, no see on ilmselge, et Mike Richard Hooki see lemmik on Anette. On jah, seda oli alguses peale näha. Sandra? Ma ei ole otseselt nagu alla andnud, aga nagu ma arvan, et tänaste videote põhjal ma olen kohe. Vaatamata sellele, et sa jäid ajahätta, rabelesid sa kõigest siiski läbi ja ma väga hindan seda, kuidas sa seadsid kliendi esikohale. Oma suure südame ja positiivse energiaga jõuad sa veel väga kaugele. Anette? No hea video oli, mis ma sulle muud ikka ütlen. Kes teist pääsevad suunamudijate tuleproovi finaali? Steven? Anette? Seda oli arvata, arvaks sa saad edasi. Ei. Sandra? Ja Robin. Kõik jäid. No nad ei saa Robinit saata. Finaalist olite väga tubli. Sandra on ka nagu siuke veel enam-vähem. See on natuke parem, jah. Ja sealt oma meeleolu finaalepisoodiks valmis. Mega. Finaalinelikut ootab ees närvesööv öö. Ma olen kurb natukene, aga samas ma olen äkki ma saan lõpuks. Mis ta kurb on? Peab ära minema, et läbi saab. Üks peab nii koju minema. Ma ei oska, nagu ma ei saa üldse aru, miks ta kurb on. Mul ei ole midagi homse osas ette vaja mõelda, sellepärast, et ma võin mõelda, et me teeme seda, aga te tulete ikka mingi täiesti X asjaga ja pöörate kõik pea peale. Täna oli juba nii rets töö, me pidime nagu ise brändi otsima, nagu ise selle kogu töö ära tegema, mis me homme siis teeme nagu. Ühesõnaga, suunamudijate tuleproov episood 7. Läbi. Steven, mis mõtted? Kas me peaks üldse viimast episoodi vaatama või? Ei pea. Ei pea. Võta emotsioonid kokku ja... Ei, väga pull. Okei, thanks. Ausa. Kõva ja... Viima ja... Oi jah, ühesõnaga. Aitäh, Steven, Maxima poiss. Ei ole vaja levitada mingit Maxima poissi siin. See on Robin Sule sõnad. Ei ole vaja. Ma olen Steven. Steven Raidmets, jälgi Instas. Meie lõpetame. Üks eps on jäänud vist, või 2? Teoorias on 2. 2 või? See teine on vaata lihtsalt maha istumine, kus nad nagu rääktivad. Kuule, mis sa arvad, kui? Paneks need epsid kokku või? No vaatame. Rahvas, andke teada, mis te arvate. Okei, ühesõnaga, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notifications, järgmist videot maha ja magaks. Aga seni, olge tublid, aitäh, Steven, et tulid. Tšau, baka! Jõu!